Ma üsna kindlalt arvan, et lifti kõne on kunst, aga selle taga on kahtlemata suur teadus. Ja nii nagu alati hea kunst on ta eripärane või omapärane. Ja ma püüan seda omapärast nähtust teatud universaalsete eesmärkide vahendite või saavutamise vahendite kaudu siiski natukene avada. Üks universaalne eesmärk, mis lifti kõnel või tegelikult igasugusel esinemisel, sest ausalt öeldes ega meil Eestis sellist klassikalist lifti kõne esineb suhteliselt harva. Meil pole selliseid liftegi, kus pikalt saaks sõita. Ja Eesti inimesed ju, kui nad liftis on, nad meeleheitlikult jälgivad seda tablood, et mis numbrid ette tulevad, et mitte siis selle naabriga kogemata seal pilke vahetada või midagi säärast. Aga üks selline universaalne eesmärk, mis on igasugusel esinemisel, esitlusel või lifti kõnel, on emotsiooni tekitamine auditooriumis. Ja vot siin tulevad juba sellised rahvuslikud eripärad mängu. Nimelt, Eesti inimesed ei näitu emotsioone. Üks Ameerika õppejõud, kes Tallinna Ülikoolis loenguid pidamas, ja ta oli šokis. Ta ei saanud aru, mis toimub. Tudengid istuvad päev otsa niimoodi. Kordagi liiguta ennast. Ta on kunagi varem midagi sellist näinud. Tal tekkis kahtlus, et kas tegu on üldse elus inimestega. Teiseks, kas nad on ärkvel ja kolmandaks, kas nad saavad aru, millest jutt käib. Siis ta lõpuks ütles, et kui te saate aru, palun tehke nii. Kui te saate aru, siis tehke nii. Muuseas, kas kellelgi on kunagi olnud avaliku esinemise ärevust, kes järgmisena esinema tulevad? Teate, mis väga hästi mõjub? Soovitan. Palgake endale esinoogutaja. Võtke mõni tuttav kaasa, kes aktiivselt kaasa elab. Jube hästi mõjub. Ma pean Mainori kõrgkoolis loenguid ja mul oli viimases grupis 2 India poissi. Üks tegi kogu aeg niimoodi. Kogu aeg pea niimoodi käis. Ma küsisin pausi all tema käest, et on see ei või jaa, ta ütles ei tea. Aga jube hästi mõjub. Et keegi elab aktiivselt kaasa, ise aru ei saa miks, aga jube hästi töötab. Aga Eesti inimestel siiski on emotsioonid. Me ei näita välja, aga emotsioonid on. Teate sellist meest nagu Andres Dvinjaninov? Muuseas, kas te seal taga näete mind? Kas te kuulete ka? Lehvitavad. Mina küll ei näe, et nad lehvitavad, aga kuulen, et lehvitavad. Andres Dvinjaninov, näitleja lavastaja, teeb ka koolitusi. Ja tegi enda elu esimese koolitusele tööstusettevõttele. Tööstusettevõtte mehed pidid minema kuskile messile ja vaja endast head muljet jätta. Ja kutsusid siis Dvinjaninovi koolitama, et kuidas endast head muljet jätta, et saada koostööpartnereid, kliente ja nii edasi. Ja Dvinjaninov elu esimene koolitus, õudselt pingutas, rääkis mingeid lugusid ja tegi nalja ja rääkis anekdoote ja mehed istuvad saalis niimoodi. Dvinjaninov mõtles, et esimene kord võiks ikkagi hästi välja tulla. Rääkis veel paremaid lugusid, veel paremaid nalju, veel paremaid anekdoote, mitte midagi. Ikka mehed istuvad niimoodi. Päeva lõpus, kui Dvinjaninov oli kogu repertuaari esitanud, kõik oma lood, kõik oma naljad, kõik oma anekdootid ära rääkinud, siis üks mees korraks naeris, umbes nii on. Ja Dvinjaninov mõtles, et okei, kukkusin läbi, et järelikult ma oskan seda asja teha, et enam ei tee. Ja siis läks natukene aega mööda, helistati talle, öelge, et kuulge, me tahaks teil koolituse tellida. Ta ütles, et ma ükskord tegin küll, aga kus te teate, et ma koolituse teen. Aga vot need mehed, kes teie koolitusel käisid, need rääkisid. Mehed hirmsasti kiitsid, nii palju nalja saanud ja nii tore oli olnud. Aga me ei näita seda välja. Ja see ei ole sellest tulenevalt, et meil on kliima teistsugune või. Ma käisin enda doktoritöö jaoks, käisin materjali kogumas Mikroneesia saartel. Vaikses ookeanis sellised väiksed saared ja seal on kogu aeg soe. Kogu aeg on soe. Need inimesed on veel tuimemad kui eestlased. Mehed istuvad päev otsa majasse, lehitavad kanuusid. Ühel on mingi kirves käes, see toksib seal niimoodi teised istuvad lihtsalt niimoodi. Ja nad võivad päev otsa niimoodi rahulikult istuda. See on kultuuri küsimus. Meid on õpetatud niimoodi emotsioone väljendama või ütleme pigem mitte väljendama. Antropoloogia jaoks on väga vahva materjal on sellised tõsielusarjad, mis on tehtud, ütleme, sama formaat või sarnane formaat erinevates kultuurikeskkondades. Näiteks Eestis oli kunagi selline sari nagu kodutunne. Selle olemus oli siis see, et leiti mõni perekond, kellel elus väga hästi ei läinud ja siis ehitati neile mingi asi valmis. Ameeriklastel enam-vähem sama formaat on Extreme Makeover Home Edition. Mastaabid on muidugi täiesti erinevad. Ameeriklased ehitavad suure villa valmis, Eestis remonditakse vannituba ära. Aga need reaktsioonid, ameeriklaste lõpuepisood on selline, siis see perekond, kellele villa ehitati, nemad tulevad kuskilt Disneylandist või puhkuselt tagasi, nemad on ühel pool teed, see villa on teisel pool teed, niisugune suur buss on seal vahel, siis see buss sõidab sealt minema, siis nad tormavad sinna majja umbes niimoodi, oh my god! No Eestis pandaks kinni sellised inimesed. Kui ma oleks praegu seal all foyer lobis teinud või seal all ukse ees teinud niimoodi, oh my god, ma oleks praegu ravil juba kuskil. Eestlased reageerivad teistmoodi, eestlased reageerivad umbes niimoodi, et remont on tehtud ja seinad oleks muidugi tumedamad olla, aga aitäh teile. Ja me mõlemad oleme enda kultuuris normaal. Kes see naeris nii kõvasti? See küll eestlane ei olnud. Aga sai naljast aru. Ja me mõlemad oleme enda kultuuris normaalsed. Meile tunduvad ameeriklased niisugused ebasiirad ja ülereageerivad tunduvad. Meie tundume ameeriklased niisugused poolsurnud,
et midagi on nagu valesti, ei reageeri õiges kohas. Aga ometi on emotsioonidel oluline roll, universaalselt, sõltumata kultuurist. Emotsioonid mõjutavad väga tugevalt, milliseid otsuseid me langetame. Ja kui me räägime liftikõnest, siis liftikõne üks funktsioone on mõjutada auditooriumit mingit otsust langetama. Teeme väikse eksperimendi. Olge head, võtke korraks paaridesse. Paar on klassikaliselt 2 inimesest koosnev üksus. Tavaliselt on paaris 2 inimest. On erandeid, selles mõttes, et tüdrukud tahtsid 300 paari teha, Toomas rikkus ära kõik. Okei, jagame kiiresti rollid. Üks on A, üks on B. Üks on A, üks on B. Üks on A, üks on B. Omavahel leppige kokku, üks on A, üks on B. Ja nüüd A, kuulake tähelepanelikult. Annan teile hüpoteetiliselt 100 eurot. Päriselt ei anna, hüpoteetiliselt. Annan 100 eurot. Ärge küsige, miks, lihtsalt heast südamest. Sularahas veel, muidugi järjest kahtlasemaks läheb. Sularahas annan niimoodi 10 eurolist rahatähte. Otsapidi annan kätte, ütlen, et sul on võimalus peaaegu kogu raha endale saada. Aga selleks, et raha saada, sa pead natukene B-ga jagama. Ja jagamise tingimused on hästi lihtsad. Sa saad B-le teha ainult ühe pakkumise. Ainult ühe numbri saad öelda. Miinimum 10, maksimum 100. Ja kuna sul on 10 eurosed, siis ta peab olema 10-kordne. Kas siis on 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ja B-l on ainult 2 varianti, kas ta ütleb ei või jaa. Kui ta ütleb jaa, on raha jagatud, nii palju nagu A pakuks B-le, nii palju läheb B-le, ülejäänud jääb A-le. Kui ta ütleb ei, kumbki raha ei saa, raha tuleb mulle tagasi. Eks? A natuke mõtleb, ütleb ühe numbri, B ütleb ei või jaa. No okei, kuna midagi keerulist on, raha ma saan aru, tekitab elevust, isegi hüpoteetiline raha tekitab elevust. Aga okei, peaks olema ära räägitud. Kes jõudsid kokkuleppele? Okei, no see on see põhjus, miks ma päris raha mängu ei pane. Kes pakkus 10? Sa pakkusid 10 või? Päriselt? Kas ta oli nõus ka? Ja. No ta kuulis enne minu käest, et tal on 100. Või et sul on 100. Aga näete, ma ei tea, palju meid siin ruumis on, mingisugune 200 inimest ja ruumis on ainult üks ratsionaalne inimene. Mõistlik, ratsionaalne, oleks jätta endale 90. No miks sa peaks rohkem ära andma? Ja kui B oleks ratsionaalne, no miks ta peaks mitte nõus olema? No ma kahtlustan seda, et enamus pakkus 50. Kes pakkus 50? See tundus turvaline, eks ju? Kas keegi pakkus üle 50 ka? Okei. No näete, need, kellel käed on praegu püsti, nende käest võite raha laenata pärast. Kui raha on vaja, küsige nende käest. Aga me ei tee neid otsuseid ratsionaalselt. See on üks väike illustratsioon, muuseas see on pärit selliselt mehel nagu Chris Voss, kes oli FBI pantvangi kriiside läbirääkija üle 20 aasta väga edukalt tegutses. Ja tema just lähtus sellest, et me ei langeta otsuseid ratsionaalselt. Omakorda lähtus Daniel Kahnemanist, kes sai 2002. aastal Nobeli majanduspreemia ja koos enda kolleegi Amos Tverskyga nad leidsid seda, et ükski otsus ei ole 100% ratsionaalne. Isegi seal, kus võiks arvata, et puhas matemaatika, külm kalkulatsioon, tegelikult ei ole. Ja sellepärast, kui me tahame mõjule pääseda, kui me tahame, et auditoorium langetab meie suhtes mingisuguse otsuse, on kasulik tekitada emotsioone, on kasulik tekitada sobivaid emotsioone. Ma nimetan 2 tükki. Üks on, muuseas, kas ma räägin liiga kiiresti? Ma kipun hästi kiiresti rääkima. Kas keegi on maha juba jäänud? Tahate alustan algusest? Okei. No ma lähen edasi, ma proovin natukene tempot maha võtta, aga ega väga ei saa, mul on 6 minutit veel. Mul läks nüüd sassi, kus ma jäin. Kahneman. Ja teine oli, aitäh, kas sul salvestad või? Okei. Teine, kes tegelikult sisuliselt tõestas sama asja, oli Antonio Damasio, kes tegeles siis inimestega, kellel mingisugused ajufunktsioonid ei töötanud ja neil ei olnud emotsioone. Ja ta leidis seda, et nad ei suuda langetada häid mõistlikke otsuseid. Ehkki võiks arvata, et kuna neil mõistus töötas, IQ oli täiesti arvestatav, mälu, keele, funktsioonid kõik töötasid, ainult emotsioone ei olnud. Ja tuli välja, et tegelikult nad langetasid halvemaid otsuseid kui need, kellel ka emotsioonid töötasid. Ehk siis emotsioon on möödapääsmatult oluline. Ja 2 tükki ma nimetan.
mis on oluline, üks on turvatunne. Meil ilmselt saame paremaid otsuseid, me saame ilmselt parema tagasiside auditooriumilt, kui me suudame auditooriumis tekitada turvatunde. Turvatunne tekib väga väikestest asjadest. Üks näiteks on esmamulje. Ja see tekib esimese 20 sekundiga. Juba 20 sekundiga meil on mingisugune ettekujutus inimesest olemas. Ja need on tihtilugu väga väiksed asjad, mis selle tekitavad. No ma ei tea, kas te olete kuulnud, see oli Albert Mehrabian, kes siis tegi sellise skandaalse uuringu, kus ta leidis seda, et sõnad on kommunikatsioonist ainult 7%, hääle toon, hääle omadused, kõik on 38% ja kehakeel, miimik on 55%. Olete kuulnud? See on hästi populaarne, see 7, 38, 55. See tegelikult päris tõsi ei ole. Ta ei ole tõsi selles mõttes, et igas olukorras. Näiteks töökoosolekutel, kui sõnad oleksid ainult 7%, miks te seal räägite? Tehke pantomiimi ja häälitsege. 93% jõuab kohale. Järgmine töökoosolek teed, kõik vaatavad, no öelnud kohe, eelmine kord rääkis tund aega midagi aru ei saanud. Aga on laias laastus 3 situatsiooni, kus need proportsioonid enam-vähem sellised on, ehk siis 7, 38, 55. Üks on konfliktid. Konfliktide puhul keha on esimene, mis märku annab. Kulm läheb niimoodi kipra ja jäsemed lähevad pingesse ja nii edasi. Teine on, kui inimesed üksteisele meeldivad. Seda on väga raske varjata. Keha on halastamatult aus. Mul ükskord oli üks suhtlemisteemaline koolitus ja tegin sellise harjutuse. Jagasin inimesed paaridesse ja eesmärk oli harjutada kuulamist. Juhtimisi ühes paaris üks oli mees, teine naine. Mees pidi rääkima, naine pidi kuulama. Mees rääkis oma tööst, mida ta teeb. Mees siis rääkis, naine istus sul vastas, tegi niimoodi. No, tagumised ei näinud, ma saan aru, aga esimesed pärast räägivad või näitavad. Ja kolmas, kus need proportsioonid on enam-vähem sellised, on esmamulje. Esmamulje tekib peamiselt selle pinnal, mida me näeme. Ja need on väga väiksed detailid. Ma olen mõnikord teinud sellist illustratsiooni esmamulje kohta ja näidanud inimeste portreefotosid ja küsinud, mis te sellest inimesest arvate. Ja mul on üks pilt ühest mehest, kellel on seljas ruuduline särk. Ja see on täiesti hämmastav, mida kõike järeldatakse ainult ruudulisest särgist. Mul ükskord olid need pildid välja prinditud, üks proua vaatas seda pilti, ütles, et noh, see on ju mingi tuhvlialune. Ainult tuhvlialused mehed kannavad ruudulist särki. Ja siis tõstis pilgu, vaatas minu poole, mul oli ruuduline särk seljas parasjagu. Ehk siis esmamulje, aga ega me ei saa ju arvestada, kui meil on saalis näiteks siin 200 inimest, me ei saa ju arvestada, me ei saa enne küsitlust teha, et mis te arvate ruudulisest särgist. Me ei saa seda arvestada, et mis see esmamulje need elemendid on. Aga üks asi, mida me saame kindlasti arvestada. Meile meeldivad rohkem inimesed, kes mõjuvad aktiivselt ja optimistlikult. Ütleme nii, et kes natukene naeratavad. Ja naeratus on universaalne. Kõik meie põhiemotsioonide miimilised väljendused on universaalsed, sõltumata kultuurist. Ei ole ühtegi kultuuri, kus naeratav nägu tähendab, et inimene on vihane. Aga palju on lubatud kultuuris naeratada, see on pisut erinev. Aga silmade naeratus on universaalne. Ja kui silmad natukene naeratavad, on niisugused aktiivsed, optimistlikud, inimesed tunduvad kohe natuke usaldusväärsemad. Isegi kui te räägite väga tõsist, ma ei tea, teadusuuringut, siis ei maksa seda teha nii, et mul on üks tõsine uuring teile rääkida. Pigem niisuguse kerge naeratusega. Eestis ärge liiga palju naeratega võib tekkida kahtlus, et kas te olete hetkel kaine, kas te olete muidu vaimselt terve, aga niisugune aktiivne, optimistlik hoiak. Ja teine tunne, mis on kasulik proovida tekitada, on selline soojuse või meeldivuse tunne, sellise heatahtlikkuse meeldivuse tunne. Ja võt siin tuleb meil appi empaatia. Muuseas olid slaidid, sisuslaidid ka. Näete, mu sisuslaid on selline. Siia tuleb üks sõna veel. Ja empaatia enne kõike baseerub sarnasusel. Meile meeldivad rohkem meie moodi inimesed, midagi pole teha. Ütleme nii, et see on selline fenomen, mis toimib omamoodi naljakalt. Täiesti võõrad inimesed võivad üsna kiiresti kontakti saavutada, kui nad leiavad mingi ühisasja, ühine hobi näiteks. Oletame, et te laulate laulukooris, oi mina ka. Järelikult tundub kohe normaalne inimene. Ja siis ma arvan, et on kõiges muus ka normaalne, ehk minu moodi. Ja kui ta muus on, äkki tuleb välja, et milleski muus on teistsugune, pärast tuleb välja teisest erakonnast. Siis ma olen sügavalt pettunud. Ja loomulikult mitte endas, vaid temas, kuidas ta võis. See on omamoodi naljakas meeskonnakoolitustele näiteks. Ma räägin sellest, et erinevused on meeskonnarikkus. Ja see on täitsa tõsi, et on erinevused meeskonnarikkus. Et meeskond on innovatiivsem, natukene dünaamilisem, nii edasi, kui on erinevad inimesed. Ja kui ma sellest räägin, kõik noogutavad, et jaa, on küll niimoodi. Ja siis teeme mõne praktilise harjutuse või mängu ja enam nõus ei ole. Mõni näiteks mõtleb aeglasemalt. Siis on nii, et mis on nii kaua mõtleb, mis siin nii kaua mõelda on. Siis ei ole nii, et vaat milline rikkus näed nii kaua mõtleb. Siis ajab närvi, miks ta teistsugune on. Ja nüüd seda sarnasuse fenomeni ega me ei saa väga palju jälle rõhutada või arvesse võtta, aga me saame rõhuda sellele, et mis on need ühised asjad, mis meid huvitavad. Mis on need ühised asjad, mis on meid huvitavad. Tuua see ühine asi välja, mis meid puudutab.
Ja teine asi, mis empaatiat ka soodustab ja mõjutab, on huumor. Tuleb välja, et huumor ja empaatia on omavahel võrdelises seoses. Ehk siis inimesed, kellel on kõrgem empaatia tase, neil on parem huumorimeel. Ja inimesed, kellel empaatiat pole, neil huumorimeelt ka pole. Näiteks psühhopaatsus. Olete kuulnud sellisest nähtusest? Nimesid pole vaja nimetada, aga teate. Ja, et ma olen seda teemat natuke uurinud ja kuna ma olen 4 aastat enda elust veetnud vanglas, ma nimelt töötasin seal ühest, töötasin Tartu vanglas, 3 aastat Tallinna vanglas, vabanesin 2008 aasta kevadel. Ja need on vanglas ehk siis kõrgema psühhopaatstasemega inimesi on natuke rohkem, olen neid lähedalt näinud ja ma olen paaril konverentsil teinud ettekande psühhopaatsusest. Ja mida rohkem ma neid tunnuseid ette loen, seda tavaliselt valgemaks inimesed näost lähevad. Ükskord konverentsil lugesin neid tunnuseid ette, üks proua oli peaaegu tooli alla pugenud. Ma küsisin, et kas kõik on hästi või, et ta ütles, no täpselt minu mees. Ja paraku see tekitab inimestest paranoiat. Aga üks asi, mis neil on omane, on jah see, et neil naturaalsel kujul huumorimeelt pole. Ja huumor on üks asi, mis aitab, ühelt poolt ta väljendab empaatiat, ta aitab ka empaatiat tekitada. Ja kui meil on õnnestunud emotsiooni tekitada, natukene empaatial apelleerida, siis liftikõne üks lahutamatu osa on, et aga mis edasi? Kui ma teen oma liftikõne ära, ükskõik kui pikk see ka ei ole, siis järgmine küsimus on alati, aga mis ma ootan, et auditoorium teeks? Ja see võiks olla võimalikult selge. Minu kõne järel, mida ma ootan, et te teete? Minge minu sotsiaalmeediasse, likeige kõiki postitusi, minge minu koduleheküljele ja tellige kõik koolitused. Aitäh! Suur aitäh! Mul on ainult üks küsimus siia lõppu, et kuidas te eesti keele olete nii hästi ära õppinud, aga te vaevalt eestlane olete? Tellikoolitus. Aitäh!